Parimad keha- ja iluseadmed leiad Norden Beauty e-poest. Mine vaata ise järgi nordenbeauty.com. Rõõm teid taas kõiki siin rodus diivani ees näha, vaatamaks muutumissaadet Parim versioon endast. Jätke meelde, et me oleme erilised igaüks isemoodi ja see ongi äge. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life. Tere, mina olen Mirle. Ja ma olen 30-aastane ja ma tulen Tallinnast. Hetkel olen kodune ema ja kasvatan 2 last. Ei ole olnud elu kerge, ütleme nii, et kuna ma sündisin sellise erilise haigusega nagu ptoos, mis tähendab, et silmalihas ei reguleeri ennast. Ma ei oska seda täpset terminit öelda selle tõttu, et ma ei ole arst ja ma tunnen, et see on minu elu teinud päris keeruliseks. Selline hetk, kus sa mõtlesid, et kas selline hakkab minu elu olema. Ja siis tuli mu ellu inimene, kes tõstis mind kõrgemale. Me sobisime nii hästi, et kõik lihtsalt kõrval ütlesid, et te olete ideaalne paar. Ja see ei olnud nii, et me teiste ees näitlemisime, vaid päriselt ka. See oli nii vaimustav. Ja need olid hetked, kus ma tundsin, et elu võib olla tore. Me saime oma esimese lapse. Kui me saime teada, et on erivajadusega, see oli tohutult raske. Ja kõik mu ümber ütlesid, et sellist asja ei ole nagu sünnitusjärgne depressioon. Nüüd ma tagantjärgi mõtlen, saab olla küll, sest kui sulle sünnib erivajadusega laps, siis see on sarnane tunne. Et kui su laps on lihtsalt haige, sul ema süda valutab, aga minu süda ei lõpeta mitte kunagi valutamist. Me saime teise lapsega, aga see suhe ei pidanud vastu. Ja selle stressiga on mul kukkunud juuksed välja. Mul olid pikad poksud juuksed. Elon see on nii raske ole ja? Ja stressi on olnud palju. Tunnen, et tegelikult terve elu on palju stressi olnud, ja tänu sellele on mul ikkagi juuksed jäänud lühemaks ja hõredamaks. Et siin isegi, ma ei tea, millal ma viimati juuksed patsis kandsin, et mul on alati juuksed lahti ja on selline soeng lõigatud, et neid auke ei oleks näha siit. Ma kammisin juukseid ja ma võtsin niimoodi ja ma vaatasin, oh my god. Mina annan teile, see on praegu 2 šampoonid. Hiljem, kui me kohtumine, ma vaatan, kui kõik on korras peanahaga. Raviga alustame umbes 3 nädalat pärast siirdamist, olenevalt peanaha seisundist. Ja siis teeme kordusdiagnostika, et koostada isiklik ja täpne raviplaan. Kui vaatame nüüd Mirle pisarad ja saadame ta Türgi päikese alla. Turkish Airlines ja moodine katse. Siit me tuleme. Tunnen ennast hästi, väike ärevus hakkab tekkima, see on loomulik. Siia sisse tulles ikkagi kõik olid nii toredad ja armsad ja sina oled ka alati mu kõrval, et see teeb asja palju lihtsamaks. Ma valisin Istanbuli, sest Eestis juuste siirdamine on alles algtasemel.
as we discussed before, I saw your pictures and we decide together today to hair transplant surgical process to the temporal area and then your upper eyelid surgical process. Yes. Mirle, sul on nüüd juuste siirdamise protseduur läbitud circa 5 tundi see kestis ja kuidas sa ennast tunned? Sul on ülalaugude plastika veel ees, aga kuidas sa praegu peale juuste siirdamist tunned? Nagu oleks lihtsalt puhanud. Väga hästi on. Ma astusin ruumi sisse, ma ei saanud arugi, ma mõtlesin, et sa oled täitsa nagu polekski olnud seda protseduuri, et nii kergelt ennast tundsid. Ja, sest kõik on ju nii mugavaks tehtud, lihtsalt pikuta ja nemad toivetavad sinuga, et see personal on ju nii tore ja teevad kõik, et sul väga hästi oleks. Pärast protseduuri ma päriselt ehmatasin, et ikkagi alguses oli see väga suur pauk, sest ma läksin sinna juukseid juurde saama. Ma tundsin, et tegelikult tahaks just nutta, aga mõtlesin, et see on minu esmane emotsioon, et kõik, mis esmaselt paistab hulluna, läheb ju tegelikult mööda ja lasin sellel emotsioonil natuke olla lihtsalt, et aga tundub, et arst pidas seda vajalikuks ja usaldan teda. Kui ma hakkan meenutama oma lapsepõlve, siis päris keeruline on olnud leida sõpru, kes ei kiusaks mind. Mäletan, kuidas sai sõbrannadega mängitud ja kui üks hetk oli, et miks sa selline oled? Põhikoolis, kus oli õpetajate päev ja vanemad poisid lihtsalt tõmbasid mind ruumi ja ütlesid, et sina pead nüüd jooma selle vedeliku ära, nad olid valanud õlipudelist õliklaasi, sinna kõige kangemid maitseained pannud ja nad hoidsid mind kinni ja jootsid sisse. Ja kõik sellepärast, et ma lihtsalt jäin silma, sest ma olen teistmoodi. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. So what I'm gonna doing today is just take a little bit skin excision from the right side and skin excision plus muscle excision to the left side, and we try to fix this deformity. Mirle, millised on sinu emotsioonid nüüd peale doktori ülalaugude plastikat möödunud on lihtsalt 10 minutit? No ütleme nii, et veel paremaks ei saa minna, et nüüd on kõik ülihästi veel parem kui ennem, et suurepärane, et juba õnnepisarad tahavad tulla, nii et... Mine nüüd puhka. Kui teie meile juba saatesse tulete, siis lati alt läbi jooksmisega me siin ei tegele. Hakkame trimmima. Kuna mul 2 last olid üle 4 kilo, siis mul on kõhul ka üleliigset nahka. Tere! Tere Mirle! Tere tulemast sinu kehastuudiosse. Täna alustame sinu protseduuridega. Väga ootan. Mul on nii rõõm kuulda, aga kõigepealt me täidame ankeedid, et teha kindlaks, millised on need protseduurid sobivad just sinule. Väga tore, teeme ära. Väga lahe. Teeme sulle siis täna lipolaseri protseduuri. Lipolaseri kiired tungivad naha alla rasvkudedesse ja need väljuvad sul need rasvrakud siis lümfiringe kaudu. Seda protseduuri teeme nüüd 30 minutit ja peale seda teeme sulle peale kavitatsiooni. Ja alustame. Sina ei tunne väga midagi alguses, valu see protseduur kindlasti ei tee. Pigem on see hästi mõnus lõõgastav ja võid isegi tunda natukene sellist sooja tunnet. Sooja meeldib eriti praegusel ajal.
ja nüüd alustame uue protseduuriga, milleks on kavitatsioon. Omavahel ühendades on protseduurid kindlasti mõjusamad ja kavitatsioon lõhub rasvarakke. Ta võib olla natukene kummaline protseduur, sest me võime kõrvades tunda seda kavitatsiooni pisut, aga samamoodi valuvaba protseduur ja parema tulemuse nimel annab väga hästi kombineerida. Surve on okei, oli ka tugev. Väga mõnus on. Ma ütlen ausalt, kokteil näpu vahele, nagu oleks puhkusel. Ja nüüd alustame me meie kõige uuema masinaga, mis on endosfeer, mis töötab väga hästi just tuharatele, kus on tselluliidised piirkonnad, lõhkudes rasvarakkude vahelisi veekogumeid, tasandades nahka ja seeläbi ka trimmides seda. Tore. Nii, kõigepealt lähed sa siis siia meile sooja tegema. 5 minutit teeme soojendust, teeme keha soojaks ja siis lähme jõuosa juurde. Nüüd lähme jõuosa juurde, siin teeme kõiki harjutust 3 impulssi. Impulss kestab 10-12 sekundit, pausid on ka 3 sekundit ja siis lähme edasi. Kui on ebamugav, siis kohe ütle, valus ei tohi olla, aga raskeks võib siis minna. Kuna meil kõht vajab sinu puhul pigem pisut rohkem trimmimist, siis ma mõtlesin, et tänast krüüomasinat me teeme pigem sinu tuharatele. Ehk siis krüüo puhul me külmutame rasvarakud ja meie masinal on juures ka EMS lisafunktsioon, mis liigutades rasvarakke suunab nad kiiremini lümfisüsteemi kaudu meie kehast välja. Ja nüüd 10 minuti jooksul sa võid tunda natukene külmatunnet. See on siis see aeg, kus toimub protsess ja rasvarakud hakkavad külmuma. Sinu jaoks on see kõik ohutu ja seejärel väljutab keha need rasvarakud ja need ei taastu. Parimad keha- ja iluseadmed leiad Northern Beauty e-poest. Mine vaata ise järgi northernbeauty.com. Minu vanem laps on eriline, ta on autist ATH, mis tähendab, et ta räägib vähe, et elab enda maailmas, ta lööb enda pead vastu seina, siis kui ta lihtsalt ei saa millestki aru, et ei ole ravimid aidanud ja mu ema on ainukene olnud, kes ei ole mitte kunagi öelnud tema kohta ühtegi halba sõna. Ja see on minuks hästi suureks inspiratsiooniks ja tänu temale ütleme nii, et ma jaksasin eksisteerida. Et kui teda ei oleks olnud, siis ma ei tea, kuidas ma oleks jaksanud. Et tema oli alati, kes pani mul õla alla ja siiani on. Et see teekond lahkuminekust on mind emaga väga lähendanud ja ma olen selle üle väga tänulik. Tere Mirle! Tere Agve! Väga rõõm sind näha siin, lähme aga edasi. Täna oled sa siin oma silmade pärast, et ma saan aru, sul oli ka silmaoperatsioon tehtud, ülalaugude plastika ja peale plastilist operatsiooni siis tegelikult on väga kasulik teha karboksüteraapiat. Ma natukene räägin sellest lähemalt, et kartma ei pea, see küll käib väikese nõelatorkega, aga mis ta on meditsiiniline süsinikdioksiid. See on meil endal kõigil kehas olemas ja ta annab sellesse piirkonda, kus ma seda süstin, naha alla nii-öelda nagu viin, naha alusele koele sellise signaali, et mul on hapnikku vähe. Ja üle selle hakkab siis nahk tootma sulle sinna hapnikurikast verd ja üle selle hakkab sul vereringlus paranema ja
arm ka siis see armid, mis seal üleval on, paranevad ka paremini ära ja lisaks sellele tegelikult ta stimuleerib kollageeni ja hakkab sul nahka rohkem prinki ajama. Kui botoxiga ma tean, et ei tohi pead allapoole kallutada, kas sellega on ka, et... Sellist nagu ei, võid teha, mis sa soovid. Okay. Jah, et... Kukerpalle ja kõik. Võid küll, jah. Et sa teed iga päev kukerpalli või? Teeme natuke siia juustesse ka. Mis sa arvad, kas sa oled valmis? Okei. Okei, nüüd tulen siia. Teeme siia ka, vaata siit on siirdatud, siis see on nagu siia ka seda verevarustust natukenegi aktiviseerida, tuleb torga siia. Et iseenesest, kui me tahame kiiremat tulemust, siis on tõesti nädalas 2 korda vaja käia, aga kui meil ei ole vaja nii kiiresti tulemust saada, siis piisab ka korra nädalas. Ja kellel on näiteks juustega probleemid, siis ma kindlasti soovitan kombineerida omaveresüstetega, ehk siis omaveresüstid pluss karboksoteraapia. Tere! Tere Mirle! Tere tulemast New Look kliinikusse, mina olen Laine. Ma saabun salaja kui Laine. Me vaatame siis praegu üleüldse, mis me sinuga üldse teeme. Ehk siis paneme paika raviplaani. Kui ma praegu selles suhtes vaatan sinu nahka, siis kergelt on näha, et on sellist võib-olla tuhmi, natukene pinnakuiva nahka, aga samuti on näha ka selliseid pisikesi nagu pigmenditäpikesi, et kerge päikesekahjustus on ka siin juba juures. Et kuidas võib-olla üldse niisuguse päikesekreemi kasutamisega muidu kaitsed ennast ka vahepeal? Jaa, aga no ikka nooremana ju ei ole seda teinud, et see tarkus tuleb ikka vanusega. Jaa, me praegu liigume edasi siis sellega, mis me võiks võib-olla teha. Me valisime välja tegelikult sellised protseduuri nagu 5-ALA klorofülliini hooldus, mis siis tegelikult erineb tavalisest võib-olla niisugusest keemilisest koorimisest, kuna ta on natukene jõulisem, ütleme siis nii. See 5-ALA aine on siis 5-aminolebuliinhappe, mida siis kasutatakse kahjustunud naharakkude hävitamisel ja me jätame terved rakud alles. Kuidas sa ennast praegu tunned? Väga hästi. Super. Lisame juurde LED-valgusravi, ehk siis punase ja lähiinfrapunavalguse, mis aktiveerib seda ainet ja tekib siis selline hapnikuga rikastamine ka nahal. Ja täna siis me anname Mirlele kaasa 3 erinevat toodet. Esimeseks on siis nativseerum, mis on siis samuti hästi jõuline selline rakkude uuendaja. Teiseks on New Skin Creme Riche, mis on siis selline jõuline niisutav kreem. Ja kolmandaks on siis selline lisatoode meil pandud juurde Renewpil Mask, mis siis aitab ka seda nahka veel nii-öelda uuendada ja koorida. Siin on sinu tooted. Ja siis kindlasti kasuta järjepidevalt. Need on sulle olulised ja soovin sulle head teed. Aitäh! Juhtuda vaid nimeks sinu suu. Mul on selline mure, et mind on õnnistatud sünnimärkidega. Neid ei ole ainult üks, neid on ikka väga palju. No, selg on täis, aga kõige rohkem tekitavad mulle muret need. Just selle tõttu, et kui raseerid, siis ikkagi tundub, et ma vigastan neid, et siis oleks minu silmis ohutum need eemaldada. Nii, tegemist on siis kaasasündinud termaalneemustega. Täna me teeme nendest pildid ära, saadame arstile ülevaatamiseks ja paari päeva pärast me juba võtame ühendust ja siis vaatame, kuidas me nendega edasi saame tegutseda. Lasime siis arstil üle vaadata, andsin sulle vastuse ja täna sa oled siin, et neid ära võtta. On hirm ka või? Ei ole. Naha sisse läheb see rohuminek on ka natuke kibe, aga see on väga lühike hetk, kus see on valu ja väga kiiresti läheb tuimaks.
natuke ma tõstan ta praegu ülesse, et täpselt selle terve koe piiri üles leida. Mõnikord me paneme ka veritsust kinni, meil on selleks elektrikoagulaatoraparaat. Kui need nahaluune kapillarid on suuremad, mis võivad siis segada veritsushaava paranemist, siis me koaguleerime need kinni, aga praegusel juhul on nii pisike haav, et see jääb ilusti pidama siin. Ma ei saa midagi aru, nagu kui ainult seda kile puudutab või liigutab, siis ma saan aru, et midagi on. Tuleb uus torge. Süst on ka selline, et ütleme niisugune pirakas sääsk oleks hammustanud. Jah. Ta on tüüpiliselt kaasasündinud sünnimärgid. Enamusele meile on ka see sisse kasvatatud, et ei tohi katki minna ja mis siis kõik juhtub. Aga see on niisugune täielik legend ainult, et tegelikult traumast ei saa vähki. Ja mina olen nüüd 40+ aastat nahakasvajaid ravinud. Ja ma pean ütlema, et ma olen näinud selle kogu aja jooksul 2 melanoomi, mis on tekkinud sellisest kõrgemast sünnimärgist. Tehtud. See oli nagu sutsu tehtud. Mirle, sina teostasid Türgis juuste siirdamise protsessi, et räägi, kuidas sul on läinud ja kuidas on Biosside'i juuksevitamiinid mõjunud, mis me sulle saatsime? Ja aitäh vitamiinide eest kõigepealt. Et juuste siirdamine läks hästi, eks see protseduur alguses on selline, et siia kohta siis istutati mõlemale poole ja alguses on ikkagi paar kuud, kus juuksed tulevad ära ja siis tekitab tunnet, et okei, kus mu juuksed on. Ja kui ma alustasin teie saadet vitamiini võtmist, siis järsku ikkagi oli näha umbes 2 nädala möödudes, et vau, mis tulemus, et see on ikka meeletu kasv. Et olen väga tänulik ja nüüd on nagu kuidagi palju lihtsam inimeste seas ringi liikuda, et kui ennem ikkagi tundus, et kõik näevad mu tühja meelekohtasid, siis enam seda tunnet ei ole. See tulemus on ikkagi märkimisväärne, et ma ise olen samamoodi, et nüüd on palju kuidagi mõnusam tunne, et juuksed kasvavad, seda ma ju ootasingi, aga et sellisel kiirusel see on ikka väga-väga võimas, et väga tänulik, et saatsite mulle vitamiinid. Ja sellepärast ongi tegelikult ideaalne võtta laia spektriga juuksevitamiine, et Prantsusmaa brändil Bioside'il ongi just täpselt sellised juuksevitamiinid, et nad ei ole üles ehitatud näiteks ainult biotiinile, mis on üks B-grupi vitamiin, vaid need sisaldavad keratiini, mis on siis enda kehaomane valk, millest meil juuksed koosnevad. Samuti on siin siis ka juuseadiantumi taimeekstrakt, mis on samuti taimeekstrakt endas, sisaldab hästi palju erinevaid toitaineid ja see mõjub nii-öelda laia spektriga meil organismis ja samuti on ka siis tsink, biotiin, seleen, et need on kõik tegelikult sünergias mängivad väga suurt rolli, et me juuksed oleksid terved ja väljalangemist vähendada ja siis ka nagu siirdamise puhul ütlesid, et see on ju loomulik protsess, et mingi osa langeb välja, aga see, et kui me võtame vitamiine juurde, siis me toidame nii-öelda enda rakku ja juuksefolliikulit siis, et mis aitab nii-öelda selle kinnituda paremini. Räägi mulle, millised on sul ootused püsimeigist? Ma olen nii kaua oodanud, et saada püsimeik, aga väga keeruline on olnud leida, keda usaldada. Minu ootus, millised mu pulmud oleks, on võib-olla see, et sobiksid minuga ja oleksid võimalikult loomulikud. Nii, vaadates sinu nahatüübi, ma panin tähele, et sul on selline pigem kombineeritud nahatüüp. Ja ma arvan, et täna me teeme puudertehnikas kulmud. Ma ei tee midagi liiga, kohe kindlasti. Sinu kuju ma väga kuidagi ei muuda, sest jällegi ma tahan rõhutada sinu loomulik ilu, see on väga oluline. Ja värvi poolest ma arvan, me teeme midagi neutraalsemat, natukene külmad kulmud tulevad. Kõige tähtsam minu jaoks on minu nägu. Muidugi, kuna mulle ei meeldi mu enda juures peaaegu midagi, ainult üks asi meeldib mu juures, mu huuled.
kõike muud ma muudaks. Fica aqui comigo mais pouco. Não é nenhum crime ficar perto. Nii, kuidas enesetunne on? Ülihea, nii mõnus. Ma jääkski siia, kui tohib. Kulud, see pole võimalik. See on nii ilus ja see ei ole nagu tätoveeritud ju. Iga külaline saab ka mult selline karbikene. Seal sees on hooldus ja mõned lisandid. Aplikaator, kulmuharjake. Nii armas komplekt. Aitäh veel kord. Kuna me tahtsime sulle teha veel ju ka biostimulatsiooni ehk siis radiesset, kas sa oled üldse kuulnud enam-vähem, mis asi see on või on see esimene kord? Pigem on esimene kord. Okei. No ma natukene siis räägin, mida ta endast ette kujutab. Et mis üldiselt see biostimulatsioon on radiessepõhine preparaat kaltsiumhüdroksüapatiidiga, mis siis põhimõtteliselt stimuleerib sinu nahas fibroblaste ja tänu sellele me toodame juurde siis kollageeni ja elastiini. Ja mida see siis teeb, ehk siis me parandame naha elastsus, me lisame ka natukene volüümi, sest et selle preparaadi sees on ka selline keeline tekstuur. Ehk siis kohene volüüm ja siis pikal nagu perspektiivil, ehk siis et sul oleks nii-öelda kuude pärast, isegi aasta pärast oleks ka mingit tulemust näha, siis see kollageeni tootmine on siuke järk-järguline, et see toodab nagu samm-sammult seda kogu aeg edasi. Ja hoiame hästi sellist nagu loomulikku külge, ehk siis me toodame sinu enda keha kollageeni, et me ei muuda sind kellekski, kes sa nii-öelda ei ole. Parimad keha- ja iluseadmed leiad Northern Beauty e-poest. Mine vaata ise järgi northernbeauty.com. Kui ma oma esimese lapse sünnitasin ja 2-aastaselt ta ei hakanud rääkima, ta ei reageerinud nimele, ta ei vaatanud otsa ja siis oli aru saada, et midagi on teistmoodi. Ja siis mul kogu maailm vajus kokku, sest ma tean, mida inimesed teevad, kui sa oled teistmoodi, et see maailm on väga lael ja valus. Tavaliselt teevad just sirdamist mehed, aga Mirle soovis samuti head, kiiret ja püsavat tulemust. Pärast operatsiooni anti 1 kuu taastumiseks ja alles siis hakati tegelema peanahaga. See on väga oluline, et juuksed hästi kinni jääksid, et ei tekkis põletikku ja juuksed kasvaksid õigesti. 2 kuud kasutas Mirle Kreshina 1300 kollaset ampulle. Need aitavad parandada vereringet peanahas, et juuksed saaksid rohkem toitainet, muuta õhekesed juuksed tugevamaks ja stimuleerida uute juuste kasvu. Praegu on möödunud ainult 2 kuud. See ei ole veel lõplik tulemus. Mirle jätkab veel 2 kuud ampullidega Kreshina 1300, pärast seda kasutab ta 2 kuud Kreshina 500. Kogu ampullide kuur kestab kokku 6 kuud. Olen kindel, et õige hooldusega kasvavad Mirle ilusad ja terved juuksed. Mirle, tore sind näha. Täna me siis valime, mis värvitooni me sulle teha ja järgmisena me paigaldame juuksepikendused. Väga äge. Aga nagu ma saan aru, et sa tahad olla natukene heledam. Ja, tahaks küll. Väga tore. Aga siis kõigepealt me värvime enda juuksed heledamaks ja siis järgmisena ma valisin sulle juba mõned ilusad juuksepikendused ja Täna mina planeerin kasutada kombineeritud tehnika, et AirTouchi triibutamisega koos
et meil tuleb perfektne värv ja ilus üleminek juurtest pikkusesse. Silmaoperatsioon läks üllatavalt hästi, et isegi spetsialistid on öelnud, et tulemus on märkimisväärne. Sellise murega tihti ongi, et tulemust ei saa garanteerida, et jääksid silmad ühesuguseks, sest ikkagi kui silmalihas on nõrk, siis sa võid sealt seda laugu tõsta, aga seda tulemust sa ei tea kunagi, milline jääb. Tundub, et operatsioon õnnestus. Mul täna on kalendris kella 9 pandud, et täna on elu parim päev. Kui pikad ja paksud juuksed ma olen, aga ma võiks minna abielluma kohe. Minu juuksed. Vau! Isegi lokkis on poolde selga. Suur aitäh! Lokid ilusti peas, nii ilus tüdruk. No ja aitäh! Saame sinuga alustada. Täna me kasutame sinu näo jumestamiseks kikotooteid. Neid võibki iga inimene endale lubada. Kõigepealt ma alustangi silmadest, siis me teeme põhja, et siis silmaalune jääb ilus puhas, et ükskõik mis lauvärvid, et nad pudenevad niiviisi. Kiko puhul on hästi äge see ka, et tal need lauvärvid on hästi ühte hajuvad, et isegi sinul endal on väga lihtne nendega tegelikult silmameiki proovida teha. Siis seda kulmuluud saab niiviisi või silma saab nagu rõhutada sellega, et tekitada see varjukene siia silma iirise keskele. Ma kasutan hoopiski põsepuna, sest ma näen, et selline rõõsakus ja roosakus sinu näoga väga hästi sobib. Need on sellised, ma kasutan kogu aeg seda keskmist suurust. Need on sellised hästi loomulikud. See on jumestuskreem ja mina alati soovitan jumestuskreeme osta 2 värvi, et sa paned ühe heledama ja ühe tumedama, siis vastavalt aasta ajale saad sa siis ise segada neid. Ja Kikol on väga ägedad vedelad ja hea katvusega, et nad ei ole väga paksud. Huulepliiatsid on väga pehmed ja jooksevad isegi siukse talvise kuiva huule peal väga hästi. Et ma panen sulle sellise julgema läike siia peale. Fotodel jääb see väga ilus ja efektne ja annab üldse särtsu. No nii, sinu meik on nüüd valmis. Vaata, kuidas sulle meeldib. Oh my god, ma näen välja nagu nukku ja ma ei tohi nutma hakata ends. Need huuled, silmameik ja see näeb nii loomulik, aga samas nii särav välja. Tada! Ja siit tuleb meie tänane muutuja. Tervist, mina olen Seina. Tšau, Seina, mina olen Mirle. Väga meeldib Mirle kokku saada. No, millised tujud ja tunded sul tänase päeva ees on? Elu parim päev, muud ei oska öelda. Sanatoorium, lähme shoppama, sest shopping is our cardio. Nii äge, et me oleme tegelikult praegult, kus tegelikult oleme põllu peal. Et Ülemiste keskus kunagi sai siia rajatud ja sul on nagu selline moemekka. Mega äge. Täiega, aga sa saad sammud ka täis veel. Absoluutselt, jah. 10 000 juba, põmm, olemas. Sa oled selline
nõtke, väga ilus karbiparbi sõna otseses mõttes. Mis mulle alati tõesti väga meeldib, et Kessi puhul selline DNA-sse on nagu vettinud läbi üdini selline nõtke, ilus ja naiselik. Ja mis on ka isikliku stiili puhul ülesehitus selline, et sellise ilmeka, võib-olla natuke ka Charlie Inglit meenutavat boheemlaslikku kleidi juurde ma just kombineeriks midagi väga sellist kontrastset. Tada! Ja meie komplekt on jälle valmis. Ja siit, kui te korraks ka kiikate, et mulle väga meeldib selle naha puhul selline, et ta on natuke nagu ohtlik, aga samas selle ohtlikkuse või kontrastsuse pehmendamiseks me toome siia juurde midagi väga sellist õhkõrna ja kevadist. Kas te olete selleks valmis? Vaadake need detaile, istus, selja läbilõike osa ja jälle samamoodi, tegelikult ta ei mõju kuidagi nagu rusuvalt või raskelt, et pigem siia ongi nüüd kodeeritud väike seksapil, aga edasi. Ja jälle, sa oled lillekaasal, puhkeõide just siis ja seal, kus sina seda tahad. Palun käekott juurde ja võtame mantli ära. Nonii, ja palun väike keerutus. Kuna me mõlemad oleme Turkish Airlines, siis viskame tukka. Blondid hoos. Hei hoo, täna sütsite jo. Kogu kaal läheb siia, võtame siia. Isa jagab nõu. Meie laiuskraadile kõige lemmikum asi on kudumkleit. Siin on sellised efektsed nööbid juures ja siia peale siis selline nahkne jakk on ja. Järgmised televaatajad, nüüd on teie kord. 1, 2, 3. Võta paljaks! Te ei ole selleks valmis, vaadake! Piu, 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 piu! Oh my god! Armsad televaatajad, mida ma teile südamele panen, on see, et kõik riided kaupluses on proovimiseks täiesti tasuta. Seesama kudumkleiti kanda võib-olla madalate baleriinadega, panna siia võib-olla puusa teile isegi sellise Chaneliliku stiilis kehakett on ju. Siin saab neid jadasi kombinatsiooni nii palju teha. Wow. Nagu, wow! Järgmine kombo, no kogu see tikandi osa, no päriselt, kui fantastiliselt ilus. No ja siit ta tuleb värske kui kevadtuul ja valge värviga on nagu lihtsalt selline eriline ajahetk, kus ta lihtsalt toimib. Ja siin sa saad jälle samamoodi üla-alaosasi eraldi kombineerida. Ma ei oleks elu sees ise oskanud sellist komplekti kokku panna. Korraks kiikad ka, et see luksus teinekord ongi paitavalt keha juures. Katsuge ise ka kodus. Vau! Sa võid ka sinna peegli ette minna ja näete ka, kuidas see kašmiiri settal praegu seljas on. Sellega võiks vabalt tegelikult lennukis kerra keerata ja mis häält teeb kodukass? Või hoopis tekkis murda. Tegemist on siis väga sellise ägeda prossiga. Moora kauplusest sellest koorisin ja et ma peaks riideid lõhkuma, siis tegelikult siin taga on olemas ilusti selline magnetotsik ja kinnitad selle ilusti omale lemmiku kudumi, jaki või mis iganes asja peale veel on ja saabki ilusti anda täiust ja sellist komplekti lisa. Ja kusjuures see materjal on nii pehme, et ma ei tunnegi, et ta justkui seljas oleks. Ma arvan, see ongi parim kompliment üldse riietele või rõivastele, et sul on miskit seljas, aga samas on tunne, nagu oleksid ihu alasti. Kui te mõtlete, kuidas oma rõivastele anda see wow-efekt juurde, siis vastused on siinsamas Swarovski ehted. Ehte komplektid, millel on alati selline wow-efekt garanteeritud ja kohe siin valentinipäev on ukse ees.
siis südame panevad tuksuma tõesti kogu see ilu teie ees. Nagu Mirle, sa korraks siin ringi vaatad, kas tekib selline tunne, et oleksid justkui kommipoes? Jaa, kontsakingad on minu jaoks üks lemmik. Vaadake korraks seda detaili siin juures. No, leia üles oma sisemine madu. Fashion is my cardio. Väga äge. Lähme proovime pesu selga. Ma täna tegelikult mingi kauplusi valisin täiega lähtuvalt ka sinust, sinu persoonist, nagu ala, kellele ma sind ette kujutan, nagu ma ütlesin ka Karbi-Barbi. Ehk siis ma arvan, kõik need valikud on ainult lähtuvalt sinust. Valentinipäev on kohe meil ukses. Kas sa pigem eelistaksid sellist kaisutava loomuga pesu või hoopis tükist võiks olla selline balkonett ja võib-olla natukene õritavam? Tead, üldjoontes ma valiks midagi sellist, aga valentinipäeva puhul ilmselt valiks juba midagi sellist. Ullalla! Ja kogu selle pesukomplekti juurde, ma arvan, täiustuseks sellise rihted, mis ma valisin välja sulle Swarovskist. Selline tõesti isu äratav mammu, nagu sa ise oled. Ja milline ahvatluste kombo ja tegelikult ka Change pesukauplusesse tulles väga usinalt abistavad müüjad aitavad teil just üles leida selle lemmik pesukomplekti. Ilus ja hästi istuv pesu on justkui parim sõbranna, kus saladused jäävad ainult teie vahele. Change pesukaupluses lisaks ka kogu selle pesu assortiile saad juurde ka sobivad sukad ja otse loomulikult see teenindus siin on aplausi väärt. No nii, siit meie fashion-kümlusi kuskil mujal kui Apranga kaupluses. Moekümluses meil on juba olemas ka ilusti siin noppeid kevadest. Ja täna näitan ka teile ära väikse loogika, mis millega ja kuidas kokku käib. Aga mina ka. Ja siit väga lihtne teksakomplekt selle pulloveriga. Lisame juurde hooaja hittoote, milleks on selline tõesti nunnu kasukas. Ja siia juurde ka komplimentide koguja. Ja see hetk, kui elukoolis on saadud hinnetele istu 5, on aeg väikesteks ulakusteks. Kuidas teile meeliks kõik see? Selle fitiga on tõesti linnaluba peaaegu et olemas. Palun, linn on sinu. Kael on soe ja pilgud sul. Suur ilmadaam siin on meil tegemises. Ja valmis ta sai. Vau, vau, vau. Mille elu ei ole alati sinuga üleliia helde olnud. Mida sa ütleksid tänasel hetkel nendele inimestele, kes võib-olla panid sind kannatama? On see lähme kooliaega tagasi, on mingid muud eluolukorrad? Siis sina tänasel hetkel, vaadates sind, see, kui sa ise oled peegli ees, see on nagu lihtsalt teine level, aga kas oled neile andestanud? Muidugi, sest tegelikult lapsed ju tegelikult ei tea, mis nad ütlevad, aga sõnadel on väga tugev jõud ja see võib jääda väga sulle sisse ja tänaseks mul on täiesti uus mina, sest see oli lapsepõlv, mida ma kandsin kaasas ja ma ütlen, et see aasta jääb mulle eluks ajaks meelde, sest see on nii suur töö tänu sellele saatele ja ma olen uus mina ja ma olen lahti sellest lapsepõlvest ja nüüd
aitäh, elu! I love my life.